Nii et siis ongi jõudnud kätte meie laagri viimane päev. Ma usun, et mitmed meist ootasid seda laagrit pikka aega. Ja laager on selline aeg, kus saab puhata ja lõõgastuda. Aga nüüd saab see hea aeg läbi. Ja inimesed tihti ootavad ju oma suvepuhkust samamoodi. Mina ka ootasin väga suvepuhkust, et puhata ja lõõgastuda. Aga nüüd on juba augustikuu käes ja varsti on puhkus läbi. Ja tihti teeme palju plaane, kuidas puhata hästi, aga siis avastame pärast puhkust või koolivaheaega, et ma ei olegi võib-olla tõeliselt saanud puhata. Ja nii raske on tõesti leida seda head tõelist puhkust, et ma olen tõesti puhanud. Aga Jeesus on tõotanud olla meiega iga päev kuni selle ajastu lõpuni. Me võime usaldada Jeesust ja tema sõna, isegi kui me läheme siit vastu argipäevale, et tema on meiega. Ja ma tahaks lugeda täna ühed tuntumad Jeesuse sõnad, mis on kirjas Mattuse evangeeliumi 11. peatükis. Mattuse evangeeliumi 11. peatükk ja salmid 28-30. Jeesus ütleb: tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Millised armusõnad Jeesuse suust igaühele, kes me temasse usume. Et Jeesus kutsub meid enda juurde ja tõotab meile anda hingamise, puhkuse ja rahu. Et kui kallid on need Jeesuse sõnad neile, kes on vaevatud ja koormatud, neile, kelle osadus Jeesusega on katki või kes on kaotanud läheduse tema, kes on temast kaugel, et Jeesus kutsub. Et kui sinu südames ei ole praegu rahu, siis Jeesuse sõnad on just sinule. Kui sa kannad rasket koormat, mis rõhub sind, siis Jeesuse kutse on just sinule täna. Et Jeesus ütleb, et minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Et miks Jeesus ütleb niimoodi? Mis on üldse see ike, millest Jeesus siin räägib? Me teame, et ike on selline puust seadeldis, mis pandi ärgadele kaela peale, et kokku rakendada, et nad võiksid siis vedada atre või vankrit. Ja see on ka piltlikult piiblis kasutatud sõna ike. Et kui Jumal vabastas oma rahva Egiptusest, siis ta vabastas nad orja ikkest. Ja Jeesus räägib ka evangeeliumites koormavast ikkest. Et kui me loeme Mattuse evangeeliumis 23. peatükki, siis on meile selgemaks Jeesuse sõnad. Jeesus ütleb Mattuse evangeeliumi 23. peatükis, alates 1. salmist, et siis Jeesus kõneles rahvale ja oma jüngritele: Moosese asemel on istunud kirjatundjad ja variserid. Et kirjatundjad ja variserid pidid õpetama Jumala seadust, Moosese seadust. Ja Jeesus ütleb, et kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage, sest nad õpetasid Jumala seadust. Aga ärge tehke nende tegused mööda, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee. Nad seovad kokku ränki ja vaevu kantavaid koormaid ja panevad need inimeste õlgadele. Ise aga ei taha sõrme otsagagi neid liigutada. Et siis variserid ja kirjatundjad panid ränka koormad inimeste peale, õpetades seadust. Ja nad kasutasid Jumala seadust niimoodi valesti, et inimesed olid koormatud Jumala seaduse all. Samamoodi, kui me loeme edasi Apostlite tegude raamatus, ka Peetrus samamoodi õpetas Apostlite tegude 15. peatükis. Kui olid juudi usustajad, kes käskisid pagana usklikel saada ümber lõigatud, siis Apostel Peetrus räägib samamoodi ja ütleb Apostlite tegude 15. peatükis salmid 10-11. Miks te siis nüüd kiusate Jumalat, soovides panna jüngrite kaela iket, mida ei ole jaksanud kanda ei meie isad ega meie, ent meie usume end päästetud olevat issanda Jeesuse armu läbi, sama kombel nagu nemadki.
Nii et Jumala seadust kasutati vääriti selleks, et saada õigeks Jumala ees oma heategudega, saada päästetud oma tegudega seaduse pidades. Aga apostel Peetrus ütleb ei, et me usume, oleme päästetud Issanda Jeesuse armu läbi. Ja apostel Paulus samamoodi Galaatiakirja 5. peatükis ütleb, et vabaduseks on Kristus meid vabastanud, püsige siis selles ja ärge laske neid jälle panna orja ikkesse. Ja siis ta ütleb, teie, kes te tahate saada õigeks seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud. Et kui sina proovid oma heategudega kuidagi heastada või vabaks saada süükoormast, et sa tead, et sa oled eksinud, et sul ei ole õiget suhet Jumalaga ja siis proovid Jumala õiglase seaduse järgi elada, siis sa oled Jumala seaduse õiglase hukkamõistu all, sest Jumala seadus näitab meie pattu. Ja et me oleme vaevatud ja koormatud patusüüga. Et Jumala seadus rõhub meid süükoormaga. Aga Jeesus siin Mattuse evangeeliumi 11. peatükis ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Nii et me peame tulema Kristuse juurde ja uskume, et kõik minu süü, kõik minu karistus oli Kristuse peal, kui ta oli ristipuul. Et ta kandis minu eest karistuse, nagu prohvet Jesaja ütleb, et karistus oli tema peal, et minul oleks rahu. Ja seepärast Jeesus ütles, võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Et kas sa usud, et Jeesus on tõesti tasane ja alandlik sinu vastu, et ta hoolib sinust nii palju, et ta armastab sind nii väga, et ta tõesti kandis sinu süü, kui sa praegu kannad mingit koormat, et kas usud, et ta kandis sinu koorma sinu eest, et ta nii hoolib sinust. Sa loed Mattuse 12. peatükki, seal ta tsiteerib prohvet Jesaajat ja ütleb, et Jeesus on nõnda õrn ja nõnda alandlik, et ta ei murra katki rudjutud roogu. Et ta on nii armuline nende vastu, kes murtud südamega tulevad tema juurde oma süükoormaga. Ja Jeesus Luuka evangeeliumis, ta luges prohvet Jesaja raamatust ka imelised armusõnad, mis hämmastasid inimesi, kui nad kuulsid Jeesus lugevat pühakirja, see oli nii võrratu. See on Luuka 4. peatükk, salm 18. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist ja laskma vabadusse rõhutuid. Et sellepärast tuli Jeesus, et vabastada rõhutuid. Ja meie võime tulla oma süükoormaga ja tema vabastab meid sellest raskest koormast, mis peaks meid vajutama igavesse hukatusse. Ja tema kingib meie südametunnistusse rahu. Et see on see kõige esimene õnnistus, mida Kristus kingib meile, kes me usume temasse. Nagu Rooma kirja 5. peatükis on öeldud, et me nüüd oleme õigeks saanud usust, siis on meil rahu Jumalaga, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Et see rahu, mille Jeesus annab, see hingamine, mille ta annab, on see, et su südametunnistuse tuleb rahu. Ma olen õigeks mõistetud. Et see on see suur õnnistus, mida Kristus kingib meile. Ja Jeesus kutsub, nagu me lugesime, tulge minu juurde. Ja tõeline vabanemine tuleb inimese südamesse, kui ta on nii, nagu see röövel oli risti peal Luuka evangeeliumis. 2 röövlit olid naelutatud Jeesusega koos ristile. Üks röövel ütleb teisele röövlile Luuka evangeeliumi 23. peatükis. Karda ometi Jumalat, kuna sa oled sellesama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt. Aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Nii et see röövel ristil oma raske patukoormaga tuleb Jeesuse juurde ja ütleb,
et ma olen karistuse all, minul on süükoorem minu peal. Et see on õiglane, et ma väärin seda karistust. Ja ta tunnistab, et Jeesus, sina oled süütu ja siis ta ütleb, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja nii nagu kuulsime, et Jeesus kutsub enda juurde vaevatud ja koormatud, siis Jeesus ütleb selle röövlide ristil, tõesti, ma ütlen sulle, juba täna sa oled koos minuga paradiisis. Et Jeesus on südamelt nii alanlik, ta on nii tasane, et isegi ta päästis selle meelt parandava röövli seal risti peal ja kutsus ta taevariiki. Et nii kutsub Jeesus vaevatud ja koormatuid tema juurde hingamist leidma. Jeesus kutsub võtma tema ikke enda peale, alistuma Kristusele. Et otsusta kuuletuda Kristusele kõiges, kui sa tema juurde tuled. Ja seepärast Jeesus kutsub nõnda, et ta ütleb Matteuse evangeeliumi 7. peatükis, salmid 13 ja 14, minge sisse kitsast väravast. Niimoodi kutsub Jeesus, minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja on pisut, kes selle leiavad. Nii et me saame tulla Kristuse juurde ainult läbi kitsa värava, läbi meeleparanduse värava. Jeesus kutsub meelt parandama, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Sa ei saa tulla Jeesuse juurde ja kinni hoida oma patust. Sa pead tulema ja panema oma patukoormat tema risti alla. Ja kui kurb on see, kui inimestele ei räägita nende kõige tõsisemas probleemis, neid kutsutakse Jeesuse juurde, aga tihtipeale inimestele ei räägita, miks nad peavad tulema Jeesuse juurde. Võib-olla öeldakse neile, et tule Jeesuse juurde oma elu probleemidega või muredega ja inimesed lihtsalt kasutavad seda sõnumit Jeesusest, et elada paremat elu siin maa peal, täita oma unistusi, oma eesmärke. Aga Jeesus kutsub astuma läbi kitsa värava. Jeesus kutsub meid võtma oma ikke enda peale, alistuma temale täielikult. Ja niimoodi kui Matteus, kes selle evangeeliumi kirjutas, Matteuse evangeeliumi, temast tuli samamoodi nõnda Kristuse juurde. Et Jeesus kutsus tema ja siis Jeesus läks Matteusega koos tema koju ja seal olid tölnerid ja patused. Pärast seda, kui Jeesus oli kutsunud Matteust, järgne mulle, ja siis ta ütleb seal, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Nii et siis tõeline, kui sa oled tõeliselt mõistnud Kristuse kutset, siis sa mõistad, et ta on tulnud kutsuma neid, kes on vaevatud ja koormatud oma pattude pärast. Ja et ainukene rõõm saab mul olla see, kui Jeesus vabastab minu patukoormast. Et see on see tõeline rõõm, tõeline lohutus. Ta on võtnud minu patukoorm, minu süü ja andnud hingamist mu hingele. Et me ei tohi tulla lihtsalt Jeesus juurde kui ühe abilise juurde, kes aitab mul elada oma elu nii, nagu mina tahan, ja ta aitab mind. Vaid me peame tulema tema juurde kui pääste juurde, kellest sõltub minu terve igavik. Aga siis Kristus kutsub nõnda, et ta ütleb, et minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Et kuidas kutsub Kristus meid nõnda, et me tõepoolest tahame võtta tema ikke enda peale. Et me kuulsime Ilmutuse raamatu 3. peatükist Jeesuse sõnu Laodikeia kogudusele. Ja Jeesus ütles seal, et näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Jeesuse kutse on ukse taga ja koputab. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Et Jeesus koputab siin südame uksele ja ta annab tõotus, et ta tuleb sisse ja sööb õhtust meiega. Ja Matteuse evangeeliumist ütleb, et tulge minu juurde, kes olete vaevatud ja koormatud ja võtke minu ikke enda peale. Ikke, mis on hea ja koorem, mis on kerge.
et niimoodi Jeesus kutsub patuvange, need, kes ei taha Kristusele tulla äkki järsku, nad tahavad kuuletada Kristuse kutsele. Ma usun, nii paljud siin on seda kutset kuulnud, Kristus on kutsunud mind. Ja mind on väga aidanud seda mõista, kuidas Charles Spurgeon kirjeldab seda Ilmutuse raamatu 3:20 salmi. Jeesus koputab uksele ja ta kirjeldab seda ühe looga, et meil paremini tekiks pilt sellest. Ja siin on see lugu, et isand tuli ühel ööl ukse juurde ja koputas seaduse raudse käega. Uks rappus hingedel. Inimene aga ukse taga kuhjas kõiksugu mööblit, mis tal käepärast oli, ukse vastu, sest ütles, ma ei lase seda meest sisse. Isand lahkus, aga peatselt tuli ta tagasi ning oma pehme käega koputas ta taas ning eriti kasutas ta koputamiseks naelast läbistatud koht oma käel. Ta koputas nii pehmelt ja õrnalt. Seekord ei rappunud uks, vaid see avanes imelikul kombel ning ukse taga võis näha maja elanikku, kes enne ei olnud tahtnud ust avada. Ta oli nüüd põlvili ning võttis rõõmsalt oma külalise vastu. Tule sisse, sa oled nõnda koputanud, et ma olen sisemiselt liigutatud sinu pärast. Ma ei suutnud taluda mõtet, et sinu läbi torgatud käsi jätab verepleki minu uksele ning et sa lahkud kodutuna. Ma alistun, sinu armastus on võitnud mu südame. Nii see on. Armastus võidab. See, mida Mooses kivitahvlitega ei suutnud kunagi teha, teeb Kristus oma läbi torgatud käega. Ja selline on õpetus päästvast kutsest, kuidas Kristus kutsub meid. Et kas sina tunned Kristus nõnda isiklikult, et ta armastab sind nii palju, et ta on nii tasane südamelt, nii alandlik, et ta oli nõus saama ristile naelutatud sinu patusüüga. Et siis kuuluvad sulle need Jeesuse sõnad, et minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Et me oleme siin laagri jooksul rääkinud pühitsusest. Et samamoodi kui me võtsime vastu õigeks mõistmise armu, nii me peame võtma vastu selle pühitsuse armu, et elada püha elu. Ja piibli käsud on raske koorem, nagu raske ike, mis meid alla surub, kui meil ei ole Kristust. Aga Kristuse ike, see on nüüd nii hea meile, kui ta meid päästnud, et tõeline hingamine ja rahu tuleb murdunud südamesse, kui ta mõistab, et ta peal asus kohustus Jumala seaduse järgi elada, aga me ise ei suuda seda, aga Kristus suudab. Et Jumala seaduse kohaselt elamine on nii raske, kuid Kristuse vaim, püha vaim aitab mind. Et Jumala seadus on püha, õiglane, hea. Ja nüüd, kui ma olen Kristusesse uskunud, ja ma tulen tema juurde tõeliselt, siis nüüd Jumala seadus on mulle nagu üks hea ikke. Ma kasutan Jumala seadus nüüd selleks, et armastada oma päästjat, kes meil on armust päästnud, vabastanud minu patukoormatest. Ma tahan näidata tänu oma päästjale. Ma võtan selle hea ikke, ma alistun Kristuse tahtele, ma järgin Kristust, ma kuuletan temale, teenin teda ja siis ma leian ikke, mis on hea ja koorem, mis on kerge. Ja niimoodi annab Kristus hingamise meie hingedele. See on see hingamine, mis ta annab, see on meie hingele, see on midagi sisemist. See on sisemine rahu, sisemine küllus meie hinges, meie südames. Ja see peaks meid saatma terve meie usuelu siin maa peal. Et Johannese evangeeliumi samamoodi Jeesus kutsub, nagu Mattuse evangeeliumis, ja ma läheksin Johannese evangeeliumi 6. peatükki. Et me võiksime paremini mõista, kuidas Jeesus annab hingamist meie hingele sisemiselt. See on Johannese evangeeliumi 6. peatükk ja salm 35. Jeesus ütleb, mina olen eluleib. Ja siis Jeesus kutsub,
kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Et niimoodi annab Jeesus hingamist meie hingele. Ta on eluleib. Ja meie peame uskuma Jeesusesse oma südames, usus tulema tema juurde, uskuma temasse igaveseks eluks. Ja Jeesus on meile eluleivaks, kes kustutab meie sisemise nälja ja nõnda ta vabastab meid meie koormatest. Ja me peame uskuma Jeesusesse nii, et ta on meile elavaks veeks, et ta kustutab meie sisemise janu, vaimuliku janu. Ja niimoodi annab ta sulle hingamise sinu hinge ja su südamesse tuleb rahu. Me peame tulema Kristuse juurde sisemiselt oma südames, uskudes, et inimene võib tulla Jumala teenistusele, aga mitte tulla tõeliselt Kristuse juurde. Ja kui Jeesus ütleb, et mina olen eluleib ja kes minu juurde tuleb, siis ta ei mõelnud selle alla, et sa lihtsalt väliselt tuled kuhugi kohta, vaid et sa südames tuled, et leida Jeesuses tõelist elu. Ja kogudus Laidokeias, me kuulsime, oli kaotanud selle sisemise külluse ja osaduse. Nad arvasid, nad olid väga rikkad, et neil oli väliselt võib-olla väga palju toimus koguduses, aga sisemiselt nad olid vaesed ja armetud ja Jeesus koputab ja tõotab tulla sisse ja süüa õhtust, anda tõelise osaduse. Nii, ja kuidas Kristus kutsub meid ja annab hingamist meie hingele? Me kuulsime Jesaja raamatust seda samasugust kutset. Ma loeksin veel need salmid Jesaja raamatu 55. peatükis. Hoi, kõik janused, tulge vee juurde. Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Et kõik need, kes on janused, kes on vaevatud ja koormatud, võivad tulla vee juurde ning osta ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Miks vaete raha sellest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu sellest, mis ei toida? Et siin on kutse patustele, kes armastavad pattu rohkem kui seda, mida Jumal pakub oma sõnas. Ja siin on öeldud, milline rumalus see on anda nii palju raha sellest, mis ei olegi tõeliselt leib, ja vaevatasu sellest, mis tõeliselt ei toida. Ja seda me näeme siin maailmas. Nii palju patunaudingut, paturõõme, nii palju võimalusi oma hinge täita igasuguste asjadega või oma kõhtu täita igasuguste asjadega, otsida füüsilist naudingut. Aga Jumal ütleb, et see on rumalus proovida leida rahuldus selles, mis tegelikult tõeliselt ei toida, sest Jumal on meie hinged loonud nõnda, et ainult tema saab tõeliselt täita meid. Ja seepärast on siin samasugune kutse, et tulge ja võtke ilma tasuta, ilma hinnata. Sest Jeesus on maksnud hinna risti peal, et sul on valmis pandud rikkalik pidusöök. Ta koputab südame uksele ja ta tõotab tulla ja süüa õhtust meiega. Kuulake mind hästi ja siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusate roogadega. Et kuidas me kõnnime läbi selle maise elu kristlastena ja kuidas me pöördume ära patu naudingutest, patu rõõmudest, selle maailma rõõmudest. Ainult siis, kui me oleme leidnud midagi palju rõõmustavamat ja kallimat ja armsamat. Ja selleks on Jeesus. Et milline raske koorem see on, kui keegi on seotud mingi patuse sõltuvusega. Ta on patuorjuses, mingi patt on sidunud inimese südame, mingi patt, mis pakub lihale naudingut, kiusatus. Ja inimene selle järge andnud, aga siis ta enese teadmata on sattunud orjusesse, ta on seotud patu orjusesse. Ja see on väga ränk koorem orjata pattu. Patt oma naudinguga tuleb ja
Inimene ei suuda selle vastu panna, sest ta on oma südame sellele avanud. Ja ta on ori, raske koorem on tal. Aga Jeesus kutsub, tulge minu juurde, kes sa oled vaevatud, koormatud, kes sa võitled mingi patuga oma elus, kiusatusega. Ja võida see kiusatus, tulles Kristuse juurde, kes pakub hingamist su hingele, ta on elu leivaks, ta on elavaks veeks. Ta saab sulle suuremaks rahulduseks rõõmus kui patuahvatlused. Ja ta vabastab sind patu koormamast, siduvast, orjusest. Ja prohvet Jesaja kirjutas, pöörake kõrv ja tulge mu juurde ja kuulake mind. Ja Jeesus samamoodi ütles, tulge minu juurde ja õppige minult. Nii et me peame kuulama Jumala sõna. See on niivõrd oluline meile kristlastena. Me peame lugema piiblit. Me oleme seda palju kuulnud, aga me vajame seda uuesti meelde tuletada. Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 5. peatükis, salmid 39 ja 40. Te variseritele, kirjatundjatele, te uurite pühi kirju, sest arvate, et nendest saavad igavese elu ja just need on, mis tunnistavad minust. Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu. Et Jeesus selgelt õpetab, et me peame tulema ja kuulama Jumala sõna nõnda, et me tuleme Kristuse juurde, et leida tõelist elu, tõelist hingamist oma hingele. Nii et igapäevane pühendunud piibli lugemine, see on üks nii oluline alustala meile, et elada pühitsuselu. Et see on su südamele, su hingele kosutuseks, su vaimsele tervisele kosutuseks, kui sa oled Jumala sõnas, nõnda, et sa tuled Kristuse juurde ja tema armust sa tõepoolest saad täidetud rikkalike rammusate roogadega, su hing on täidetud. Sul on tõeline pidusöök koos Kristusega. Selline peaks olema piibli lugemine. Igatse seda väga. Ja samuti meie usuelu juurde kuulub palve. Aga me peame palvetama nii, nagu apostel Paulus kirjutab Filiplastele 4. peatükis, salmid 6 ja 7. Ärge muretsege ühtegi. Et kui sul on mingi murekoorem, mis sind rõhub, mida sa ei suuda ise lahendada oma elus, siin on Jumala sõna käsk, ära muretse, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks, tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Nüüd me peame palvetama nõnda, et me tuleme Kristuse juurde ja leiame tõesti hingamist oma hingele. Nii et Jumala rahu hoiab minu südame ja mu mõtted Kristuses Jeesuses. Et kui ma nõnda palvetan ja selline rahu minu südamesse tuleb, siis ma mõistan, et ma olen tõesti õigesti palvetanud, mul on tõeline palve osadus. Ma olen tõesti tulnud oma vaevadega, koormatega, muredega ja heitnud need tema peale, tema need kannaks. Ja mu süda ja mu mõtted on hoitud Kristuses Jeesuses. Nii et selline palve osadus on ka meile väga oluline, meie hinge ja meie südame, meie mõtte elu jaoks kristlastena, meie pühitsuse jaoks. Nii et me kõik oma elu jooksul kristlastena kogeme seda, et me vajame rohkem osadus aega issandaga. Ja tihti laager on ka see aeg, kus võib-olla mõned meist on võtnud ka isiklikku aega issandaga, võib-olla läinud jalutama, palvetanud, võtnud aega või teistega koos osaduses olnud. Ja me usuelu jooksul vajame pidevalt seda hetke, kus me saame tulla uuesti issanda juurde ja eriti siis, kui läheb väga tihedaks ja kiireks me elu, siis me peame just veelgi rohkem palvetama. Ma usun, et Martin Luther vist ütles nõnda, et kui tal eriti tihedaks ja kiireks läks, siis tuli eriti veel võtta rohkem aega palveks. Luuka evangeeliumi 10. peatükis on see tuntud lugu Martast ja Maarjast. Kui Jeesus läks neile külla, siis Marta oli ametis mitmesuguste toimetustega ja tuli Jeesuse juurde ning ütles, issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Aga issand vastas talle,
Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Siis Maarja istus maha issanda jalge juurde ja kuulas tema kõnet. Maarja tegi seda, aga Marta oli siis toimetustega ametis. Aga piibel ju õpetab, et me peame saama rikkaks headelt tegudelt. Et meil on kutsutud teenima, tegema häid tegusid kristlastena. Et me peame tõepoolest hoolega toimetama nagu Marta. Me oleme nii tänulikud ka meie kallid õdedes, kes on meid teeninud siin laagri jooksul. Aga kuidas me peame tegema kõike oma hea tegusid ja teenimist, me peame tegema seda osaduses Kristusega. Et ära kaotama sisemist rahu, rõõmu ja hingamist Kristuses. Muidu sa koormad ennast, vaevad ennast ja sa kaotad selle kalli hea osa issandaga. Ära kaota seda, pea seda kõige kallimat osa issandaga. Teeni Kristust osaduses temaga, täidan tema sõnaga. Nii nagu Paulus palvetas efeslaste eest, et Kristus usu kaudu elaks teie südames. Olgu see sinu igapäevane igatsus, et Kristus elaks usu kaudu minu südames. Ta on loomulikult uuesti sünni kaudu on tulnud igavesti elama sinu südamesse, aga et sa tunneksid tema armastus, nagu Paulus palvetab, ma tunneksid, kui lai, kui kõrge, kui pikk on tema armastus. Ja kolosslastele ta kirjutas, et Kristuse sõna elagu teis rikkalikult. Et see on meie tung ja püüdlus kristlastena. Leida tõelist hingamist oma hingele Kristuses. Nii et me väsime, aga me saame tulla tema juurde, nagu Jesaja raamatus 40. peatükis on kirjas, et tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Et kellele kuulub see tõotus? Neile, kes ootavad issandat, kes kuulavad teda, nagu Jeesus ütles, et tulge minu juurde ja õppige minult. Kuulake ja te leiate tõelist hingamist oma hingedele. Me saame tulla Kristuse juurde kõiges oma usuelus. Me kuulsime siin laagri jooksul abielu teemal jagamist. Ja me saame tulla Kristuse juurde oma abielu probleemidega või lastekasvatusprobleemidega. Me saame tulla kõigi oma muredega, kõigi oma kiusatustega, kõigi oma olukordadega Kristuse juurde ja õppida temalt. Tema sõnas ja leida hingamist oma hingele. Ja siis lõpetuseks veel tahaks lugeda Matteuse evangeeliumi 11. peatükist need 2 eelnevat salmi sellele kutsele. Alates salmis 25, 3 eelmist salmi. Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, Isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Jeesus peab seda kutset väga kalliks. Kui ta kedagi kutsub, siis see on midagi väga-väga erilist, sest see kuulub ainult neile, kes tõepoolest tunnistavad oma vajadust Jeesuse järgi. Need, kes enda meelest on targad ja mõistlikud, kes tunnevad, nende ei vaja Jeesust, nemad ei kuule seda kutset. Aga need, kes murdunud südamega tulevad oma koormate ja vaevadega Jeesus juurde, nemad leiavad hingamist. Need, kes tunnevad, nad on nii nõrgad ja abitud nagu väike laps ja nad vajavad Jeesust, nemad kuulevad seda kutset. Ja olgu sinul ka selline südamehoiak, et ma vajan Jeesust. Ja teine väga oluline tõde, mida siin näha on salm 26, ta ütleb, jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Ja siis Jeesus ütleb,
kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa. Ega ükski tunne isa kui vaid poeg. Ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Siin Jeesus õpetab, et tema kutse on armukutse. Et tema kutse kuulub neile, kellele Jeesus tahab end ilmutada. Et kui Jeesus on sind kutsunud, siis ta on armuliselt sinu valinud ja sind kutsunud ja otsustanud sulle ennast ilmutada. Ja Johannese evangeeliumi 6. peatükis, mida me juba kuulsime, kus Kristus kutsub tema juurde kui eluleiva juurde, seal ta samamoodi õpetab Johannese evangeeliumi 6. peatükis, salm 37. Kõik, mis isa mulle annab, tuleb minu juurde ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Ja siis salmid 44-45. Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa, kes minu on läkitanud ja mina äratan üles viimsel päeval. Prohvetites on kirjutatud, siis nad on kõik õppinud Jumalalt. Igaüks, kes isa on kuulnud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde. Et Jeesus õpetab, et keegi ei saa tulla Jeesuse juurde, kui isa teda ei tõmba. Ja sa ei saa tunda Jeesus, kui ta ei ilmuta end sulle. Nii et me näeme, et me sõltume täielikult Jumala armust. Et see Jeesuse kutse on Jumala armu kutse. Et terve meie igavik sõltub Jumala armust. Jumal ju tegelikult kutsub kõik inimesi. Tal on üldilmutus, me kuulsime hiljuti sellest, kuidas ta läbi loodu näitab, et on olemas. Ja ta saadab välja evangeeliumi kuulutajad, et inimesed võisid kuulda Jeesusest. Jumal kutsub kõiki, aga Piibel õpetab, et kõik on teinud pattu. Kõik on armastanud pimedust rohkem kui valgust. Jumal küll kutsub, aga see on see Piibli traagika, mida Piibel õpetab, et kõik inimesed on pattu teinud ja jäänud Jumala aust ilma. Jumal kutsub, aga kõik inimesed ütlevad Jumala kutsele ei. Et inimesed on nii pimestavad patu poolt. Nad ei taha kuulda Kristuse kutset. Nii et siis Jumalal ainukene võimalus on kutsuda pattu langenud inimest päästval viisil, südant muutval viisil. Et sellepärast Jumal saatis oma poja otsima ja päästma kadunut. Mõtle, millise teekonna võttis Jumala poeg ette taeva aust, et sündida Betlemme linnas, tulla ja saada osa meie vaevadest, meie kiusatustest, surra risti peal, siis kui me olime alles patused, armastada meid, tulla ja otsida just sind ja kutsuda sind. Nii et paljud inimesed on kuulnud evangeeliumi kutset, aga nad ei ole sellest hoolinud. Aga milline armu ime see on, kui Kristus on sind nõnda kutsunud, ta on koputanud sinu südamuksele, nagu me kuulsime, nagu läbi torgatud käega. Ta on näidanud sulle oma lunastavat armastust. Ta on muutnud su südame. Ta on pannud sinu südamesse igatsuse vastata tema kutsele. Nii et peame seda Kristuse armu kutset väga-väga kalliks. Ja mulle tuli meelde üks lugu evangeeliumitest, kus Jeesus kutsub, see on Markuse evangeeliumi 10. peatükis, salmist 46. Nad tulid Jeerikusse ja Jeesused jüngrid olid üsna suure rahvahulgaga Jeerikost välja läinud ja siis istus tee ääres pime kerjus Bartimeus, Timeose poeg. Ja kui see kuulis, et Jeesus naatsaretlane on seal, hakkas ta karjuma, Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja paljud sõitlesid teda, et ta vaikiks, temaga karjus veelgi enam, Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja Jeesus ütles seisatades, kutsuge te siia, ja nad kutsusid pimedat, ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind. Pime viskas kuue seljast, hüppas püsti, tuli Jeesuse juurde ja Jeesus päris temalt. Mida sa tahad, et ma sulle teeksin, aga pime ütles talle, Rabuni, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, mine, sinu usk on su päästnud ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega teele kaasa.
Et milline eriline eesõigus see oli, et Jeesus, kuningate kuningas Taaveti soost, kutsus seda pimedat kerjust. Talle öeldi, et Jeesus kutsub sind. Ja see on kirjeldamata arm, kui Jeesus on sind kutsunud. Kuningas on sind kutsunud. Ja kui sa täna seda kutset kuuled, siis vasta tema kutsele. Tema on valmis võtma kõik su vaevad, su koormat, nii nagu ta oli valmis pimedat Bartimeust nägijaks tegema. Ja Bartimeus läks Jeesusele järgi Jeruusalemma, kus Jeesus läks vastuma ristikannatustele, kus ta 3. päeval üles tõusis. Ja nii nagu ma alustasin, ütlesin, et kui me ka siit laagrist läheme, siis Jeesus on andnud meile tõotuse, et ta on iga päev koos meiega kuni selle ajastu lõpuni. Ja ta on tõotanud meile anda hingamise, tõelise hingamise meile hingedele, tõelise rahu. Et võta see ikke, tema ikke, mis on hea, tema koorem, mis on kerge. Kuuletu, alistu temale, järgi temale ja kutsu teisi Kristuse juurde samamoodi.